tere, mina olen Liisu TT Robotiklubist ja ka meie saime omale sellised MakeBlocki M-Bot robotid. Need on komplektid, mille kokkupaneku juhend on juba siin olemas. Kõige tähtsam osa on Arduino Uno baasil aju, kus on ilusti olemas andurite ühendamise augud, on-off lüliti ja igaks juhuks ka ustpesa. Roboti programmeerimiseks on peamiselt kaks võimalust. Siuke lihtsam ja lapsele sobilikum on Scratchi baasil tehtud M-Block. Teine, mis on võib-olla juba roboteid programmeerinud inimesel tuttavam, on Arduino IDE-keskkond, kuhu on juurde vaja panna MakeBlocki enda teegid. Koodi peale panemiseks on kaks võimalust. Üks võimalus on see, et Arduino Unol on olemas USB-C-auk, kus saab siis juhtme panna ja arvutist otse peale laadida. Teine võimalus on proovida Bluetoothi mooduliga. Bluetoothi moodulit saab kasutada ka telefoniga M-Boti juhtimiseks. Kes soovib oma M-Boti ilusamaks teha, siis võiks proovida 3D printimist või mõnest huvitavast materjalist lisakaunistuste tegemist. Tasub teada, et Robotexil antakse eriauhinnad kõige huvitavama välimuse eest. MakeBlocki võistlus on sarnane juba varem toimunud takistustega joone järgimisele. Kõige tähtsam on ikkagi see, et sinu M-Bot püsiks joonel. M-Bot võib oma teel leida 4 takistust. Esimene kõige lihtsam on risttee, kust on lihtsalt vaja otse üle sõita. Teine on katkenud joon, kus samuti tuleb otse sõita. Kui robot on aru saanud, et ta on katkenud joonel, tuleb ka tuled põlema panna. Kõige huvitavamad takistused M-Boti teel on liikuv ja paigal püsiv sein. Kui robot leiab statsionaarse seina, siis tuleb kaarega mööda minna ja uuesti joon üles leida. Pärast finišijoont ootab robotitel viimane takistus, liikuv sein. Õnneks on seal robotil lihtsam tegutseda. Ta peab ootama, et sein ise eest ära läheks. Kui tahad ka osaleda, mine vaata Robotexi lehele robotex.ee. Sealt leiad täpsemad reeglid nii MakeBlocki kui ka teiste võistluste kohta. See sinine osa. Kes soovib oma M-Boti ilusamaks teha, siis võiks näiteks 3D printida mõned lahedad sarved või hoopiski paberist keerata kleidi.